olen natuke lühem kui eeskõneleja, aga see väga ei õnnestu. Nii, head kuulajad, tere tulemast kõigile, kes me oleme siia kogunenud, ma arvan, südamevaluga Eesti hariduselu pärast. Ja minu ülesandeks on siis tutvustada ekspertgrupi õppeprotsess kokkuvõtet, mida on siis teinud väga paljud inimesed, aga kuna ma olen kõige esimene kõneleja, kes sellest strateegiast täna räägib ja võib-olla päris kõikidest inimestest ei saa loota, et nad oleksid olnud kõikidel meie eelnevatel üritustel, siis ma hästi lühidalt alustuseks ütlen, mis on olnud meie strateegia koostamise sellised põhimõttelised erisused võib-olla võrreldes eelnevate strateegiatega. Meie moderaator juba ütles, et see on olnud eriline selle poolest, et see on tulnud rohujuure tasandilt, aga võib-olla ma lisaksin siia siis veel juurde mõned niisugused asjad. Ma arvan, et väga paljud inimesed küsivad, et kas see on üks järjekordne strateegia, et kas meil neid ei ole juba piisavalt palju, mille poolest see erineb näiteks Õpi Eestist või paljudest teistest strateegiatest. Ja tõepoolest mõningal niisugusel lugemisel, kui võtta eelmised strateegiad ette, võivad inimesed öelda, et on hämmastavalt palju asju, mida juba 10 aasta eest tegelikult teati. Aga samas on meil väga paljuski selline tõdemus, et neid asju osati väljendada, aga meie tegelikus hariduselus need sageli pole teostunud. Ja seetõttu ma arvan, meie niisuguse haridusstrateegia töögrupi lähtekohaks oli võib-olla natuke erinev ülesanne, mille me ise endale ka seadsime, oli see, et vaadata, mis on nendes strateegiates või nende strateegiate õnnestumisel osutunud komistuskivideks. Me ei hakanud arutama siin selle üle, kas poliitikud on suutnud leppida kokku koalitsiooniüleseid kokkuleppeid teha, kuidas hariduselu peaks uuenema, mis on olnud nii-öelda kriitika selles osas. Me ei hakanud niisuguseid asju vaatama, aga me arutasime seda, et võib-olla vajaks kõigepealt alustuseks täpsustamist meie arusaam sellest, mis on haridus. Ja hariduse laiem mõtestamine meie jaoks tähendas seda, et me nägime haridusel 3 erinevat väärtust, peale selle, et tal on ka iseväärtus, on tal nii-öelda instrumentaalse väärtusena väärtus isiksuse kujunemisele või arengule, kultuuriline väärtus ja ühiskondlik väärtus. Ja selline ilus lause, mis püüab võtta kokku siis need erinevad niisugused hariduse funktsioonid, ütleb, et haridus kujundab ja kannab edasi neid väärtushoiakuid, mis on isikliku õnneliku elu ja kultuuri kestlikkuse ja ühiskonna koostoimimise aluseks. Samas aitab kaasa riigi majanduse arengule, arendades meie ühiskonna inimvara. See ei ole lihtsalt ilus lause. Ma arvan, et sellest lähtudes peame me aru saama seda, et haridus on see võtmeküsimus, mis tegelikult annab isiksuse heale elule aluse, aitab avastada ja avada inimese võimeid, toetab tema pidevat eneseanalüüsi ja eesmärkide seadmist kogu elu jooksul. Ja et just hariduse kaudu kujunevad ühiskonna liikmetest eneseteadlikud ja õpivõimelised isiksused, aktiivsed subjektid, keda me täna väga vajame, kes ise tahavad ja oskavad oma unistusi ellu viia, rakendada oma võimeid ja andeid. Teiseks, et haridusel on kultuuriline väärtus, et just hariduse või õppimise kaudu kanduvad põlvest põlve kultuuris loodud märkide süsteemid või keeled, nende abiga talletatud ühised uskumused ja väärtused, tegutsemis- ja käitumismudelid ning kultuuritekstide loomise, lugemise ja tõlgendamise oskused. Ja kultuurilise väärtuse mõtestamisel leidsime me, et tegelikult võib-olla Eesti haridusstrateegia mõnes mõttes selles mõttes just erinebki nendest paljudest strateegiatest, mida me vaatasime, elukestva õppe strateegiaid erinevatel maadel, et tegelikult just nimelt Eesti kultuuril on põhjust rohkem rõhutada seda kultuurilist väärtust. Et
kui näiteks Taani elukestva õppestrateegia räägib noorte inimeste valmisoleku kasvatamisest avatud maailmas hakkama saamiseks ja neile tundub olevat nii-öelda valmisolek laia maailma õppima minemine või elama või töötama minek või vastuvõtmine teiste inimeste nii-öelda tööjõuna teistest rahvustest, siis Eesti püüab rõhutada tänu oma väiksusele, oma kultuuri edasikestmise haprusele, tegelikult ma arvan väga põhjendatult ka kultuurikestlikkuse funktsiooni. Ja kolmandaks ühiskonna koostoimimise aluseks, see tähendab, et kui siiani on haridusest väga palju räägitud kui võtmetegurist, mis tagab meile majanduskasvu ja jõudmise 5 rikkama riigi hulka ja annab meile võimaluse nii-öelda kiiresti parema elu peale jõuda, siis see tegelikult tähendab palju laiemat. See tähendab, haridus on ühiskonna olemasolule vajalik just nimelt intellektuaalse ja sotsiaalse kapitali allikana, et ta aitab kaasa ühiskonna sidususele ja paindlikkusele, reflektiivsusele ja loovusele ja selles mõttes ütleme, kasvatades seda inimkapitali. Loomulikult aitab tagada ka majanduskasvu, aga see ei saa olla eesmärk iseeneses. Et see on nii-öelda eesmärgiks ikkagi on inimese õitseng ja hea ühiskonna elu, mida me tahame tagada. Teiseks võib-olla võiks öelda, et meie niisugune soov või ütleme välja kasvanud aruteludest oli see, et on vajadus uue haridusparadigma kehtestamisele. Et see, mida tänane nii-öelda elukestva õppestrateegia annab, on see, et ta kujundab teatud mõttes kontseptsiooni õpiühiskonnast. See on kogu elukaart hõlmav õppimine. Ükski senine strateegia ei ole mõelnud täpselt nii-öelda hällist hauani. Õppimine peab läbima ka kõiki sektoreid, valdkondi ja tegevussfääre, mis tähendab seda, et võib-olla üks Eesti hariduselu puudujääke ongi see, et haridus ise on muutunud suhteliselt suletud süsteemiks, eelkõige formaalharidus, mis ei ole võimeline sidustuma teiste ühiskonna valdkondade ja tegevussfääridega. Ja et haridusstrateegia peab lähtuma Eesti ühiskonna ees seisvatest väljakutsetest. Et tegelikult on Eesti ühiskonna ees väga palju probleeme ja me alustasime oma arutelusid sellest, et piisab sellest ja meil on hea meel, et meie töögrupis oli ka inimarengu aruande peatoimetaja tänane ja seda juhtis eelmine peatoimetaja Mati Heidmets ja tänane Marju Lauristin, kes tegelikult tunnevad väga hästi Eesti ühiskonna valukohti. Et ma arvan, et meie haridusstrateegia ei ole samamoodi asi iseeneses, mis lahendab lihtsalt hariduselu küsimusi. Läbi haridusuuenduse on võimalik vastata nendele väljakutsetele, mida Eesti ühiskond meile täna esitab. Neid probleeme, mille ees me seisame, ei saa ilma hariduseta lahendada. Ja see tähendab, et me nii-öelda leiame need võtmekohad, kus kohas tegelikult see vastus ühiskonna probleemidele võiks tulla. Ja viimaseks, et me otsime sellest nii-öelda eelnevatest strateegiatest või juba olemasolevatest seadustest, nii-öelda vastu võetud suundadest sõlmprobleeme. Me ei taha lahendada ära kõiki probleeme, mis hariduselu ees seisavad. See on pigem nii-öelda lõngakera otsa otsimine. Selle otsa otsimine, mida mööda tõmmates hakkab lõngakera hargnema. See lõngakera ise on palju suurem ja paksem, neid probleeme tuleb erinevate sõlmedena edasi, aga kui me leiame selle õige koha, siis hakkab lõngakera lahti hargnema. Ja see tähendab, et need sõlmprobleemid peaksid nii-öelda osutama nendele kohtadele, kus võib-olla need samad head mõtted, mis tegelikult juba Eesti hariduselus ja ühiskonnas ringlevad, ei ole saanud teostuda. Sest süsteemis on mingisugused asjad, mis töötavad sellele vastu, on mingisugused raskused, mida me peame avastama ja mida me peaksime nendest konksudest tõmbama hakkama. Üheks meie mõtteks oli see, et tuleb üle vaadata haridusprotsess, selle erinevate osapoolte, haridusasutuste, õppija, ühiskonna ja riigi omavaheline toimimine. Nagu ma ütlesin, hariduselu ei ole asi iseeneses. Hariduses tuleb näha ühiskonna arengu võtmetegurit, oleks hea, kui ka teised seda näeksid, mitte ainult haridustegelased. Ja probleemiks on sageli just nimelt ühiskonna teiste valdkondade ja hariduse sidususe suurendamine. Üheks ilusaks loosungiks, mis meil kujunes, oli ühiskond kooli ja samal ajal kool avatuks kogukonnale. Tuleb toetada mehhanisme, mis soodustavad koostööd haridusasutuste ja teiste sotsiaalsete partnerite vahel. Nüüd ma jõuaksin siis oma nii-öelda töögrupini, meie õppeprotsessi ekspertgrupi liikmed on siia teie ette üles kirjutatud, aga ma pean kindlasti lisama, et on veel mitmeid inimesi, kes ka suurest nii-öelda või teistest töögruppidest väga oluliselt panustasid. Kindlasti pean tänama Tiina Annus-Teep Rebast ja Marju Lauristini, kes väga tugevalt aitasid meil välja mõelda tegelikult, mis just nimelt õppeprotsessis või ka õpetaja nii-öelda staatuse muutmises võiks olla olulist, mida me peaksime
peaksime arvesse võtma. Need väljakutsed, mida me sõnastasime, meil oli väga raske ülesanne, sest öeldi, et me saame sõnastada ainult 2 väljakutset ja need 2 väljakutset, mis meie nii-öelda töögrupist välja kasvasid, oli see, et üheks selliseks võtmeküsimuseks, kuigi me tegeleme elukestva õppestrateegiaga, on tegelikult mõtestada teistmoodi õppimise käsitlust ennast. Et me peame liikuma nii-öelda, kui me oleme palju arutanud sellest, kuidas me saame lahti autoritaarsest õppimisest, tuupimiskoolist, niisugusest lihtsalt ainult puhtalt akadeemiliste teadmiste kesksest haridussüsteemist, siis eelkõige tõusis meie nii-öelda võtmeküsimuseks see subjektikeskne, õppijakeskne haridus. Liikumine isiksuse arengut toetava ja koostöökeskse õpikäsitluse suunas. See iseenesest paratamatult eeldab teistsugust õpetajat. On loogiline, et me sinna juurde räägime siis, et kui nii-öelda ühiskonna enda muutumisega, infoühiskonna tekkimisega, kus ei ole enam õpetaja roll anda ainult teadmisi edasi, vaid on vastupidi aidata toestada nende teadmiste süstematiseerimist, nende omandamist, nende kriitilist hindamist, probleemi lahendamise oskust, siis see nõuab põhimõtteliselt teistsugust õpetajat. Aga ta nõuab ka selles mõttes põhimõtteliselt teistsugust õpetajat, et ta nõuab inimest, kes toetab selle isiksuse eripalgelist kujunemist. Selle asemel, et nii-öelda kõiki ühtlustada, kõiki maha suruda ühe standardi järgi, mõõta, hinnata ja öelda, sina ei mahu sellesse eliitkooli, sina ei saa hakkama selle matemaatikaga, järelikult oled sa äpardunud, sina ei saa gümnaasiumisse, sinust ei saa elus asja. Juba su isa oli selline, mis ma sinust loota saan, see tähendab tegelikult inimese väärtustamist. Ja meie jaoks oli huvitav see, et väga paljudest kohtumistest just õpilastega tegelikult tuleb välja, et õpilased ütlevad, asi, millest nad tunnevad puudust, on see, et õpetaja austaks õpilast kui isiksust. Et see austus nii-öelda tema niisuguse individuaalsuse või tema eripära vastu või tema isiksuse vastu võib muutuda väga oluliseks. Isiksuse ja arengukeskne õpikäsitlus. Väga palju oleme me rääkinud nii-öelda selle strateegia üks niisugune oluline dokument, mida ei ole teile täna kätte jagatud, on tegelikult seletuskiri. See on see, mis igane selle nii-öelda väljakutse tagamaid tegelikult avab. Missugune on see olukord, mille pärast me oleme valinud selle väljakutse kõige olulisemaks. Ma saan teile sellest pikast dokumendist tutvustada ainult üksikuid punkte ja toon ette võib-olla selle, mida on kõige lihtsam ja kergem kohe haarata. Me võime öelda, et jah, erinevad uuringud kindlasti ühelt poolt osutavad sellele, et Eesti koolis on probleeme, meil on õnneks võtta nii-öelda käepärast täna erinevad rahvusvahelised võrdlusuuringud, mis osutuvad sellele, et Eesti õpilaste teadmised on väga head. PISA uuring 2006-2009 näiteks osutab Eesti õpilaste head teadmiste taset, aga samas osutab ka siis probleemidele, et probleemi lahendamise oskus võib olla väike või nii-öelda nii ülemistel tasemetel niisuguse loovuse puudumist. Endiselt on levinud, võib öelda, faktikeskne õpetamine, pööratakse vähe tähelepanu nii-öelda sotsiaalsetele oskustele, tähelepanu eneseväljendusele, probleemide lahendamisele, kriitilisele mõtlemisele, loovusele, ettevõtlikkusele, koostööle. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, et mida me tegelikult Eesti ühiskonnas räägime, millest me puudust tunneme, kas see ei olegi nii-öelda tegelikult üks asi, millele me pidevalt osutame, et meil on vähe innovatsiooni, sest meil on inimestes vähe ettevõtlikkust, meil on vähe loovust, meil on vähe nii-öelda kriitilist mõtlemist või ka inimestel eneseväljenduse oskust. Kui ma ülikooli tulevaid õpilasi vaatan, siis ma imestan, kui vähe nad on endast teadlikud, kui vähe nad suudavad öelda, mida nad tegelikult elus tahavad. Olles ülikooli sisse saanud lävendipõhiselt, ei tea nad tegelikult, miks nad seda ainet õpivad. Nende teadmised on enamasti väga head. Ei saa suurt ette heita teadmistele. Ette saame me heita sellele, et inimese ei saa tegelikult aru, mis teda huvitab, mis on tema võimekused. Ta ei oska nii-öelda suhestada seda enesevõimekust ja seda tegelikult eneseteostuse võimalusi, mis tal maailmas tegelikult on. See on nii-öelda ülikooli tulevate parimate laste probleem. Ja siis me võime võtta sinna kõrvale kutsekooli õpilaste probleemi, kus kutseõppeasutused ütlevad, esimene aasta kutsekoolis kulub laste enesehinnangu taastamisele. Et kutsekooli jõuavad need lapsed, kellele pannakse märk külge, nad on süsteemist välja langenud praak, sina ei saa millegagi hakkama ja nii-öelda need võimekused, mis nendes tegelikult on, ei ole selles põhikoolis tegelikult nii-öelda tunnustust leidnud või tuge leidnud.
Et need on kindlasti sedasorti probleemid, mis osutavad, et me põhimõtteliselt oleme kontsentreerunud ühele õpimeetodile, aga jätnud tähele panemata kõik selle, mis tegelikult isiksuse arenguks, isiksuse õitsele puhkemiseks ja ühtlasi siis ka ühiskonna jaoks tegelikult vajalik on. Hariduselus valitseb liigne edetabelite kontrollimise ja konkureerimise ületähtsustamine. Võib öelda, et need mõõdikud, mis meil täna on või mismoodi hinnatakse, on väga ühekülgsed. Et mitte küsimus ei ole ainult mõõtmise ületähtsustamises, vaid just nimelt selles, et mõõdetakse väga ühtesid asju, näiteks koolikultuuri või niisuguseid õpilase isiksuse arenguvõimalusi ei suudeta piisavalt praegu vähemalt niisugusel viisil õpikeskkondi võrrelda ja koolidele endale sellega motivatsiooni anda seda täiustada. Õppeprotsess ei arvesta piisavalt erinevaid andekustüüpe. Võib öelda, et meil on üks mudel lapsest, kes on hea õpilane, see on enamasti intellektuaalselt andekas õpilane. Aga see, mis puudutab tema emotsionaalset, tema niisugust loovat andekust või käelist andekust ei leia, selles mõttes ei hindamises, tagasisidestamises ega õpimeetodites piisavalt väärtustamist. Me võime öelda, et õppeprogrammid on ikkagi ülekoormatud, hoolimata sellest, et meil on tulemas uued õppekavad ja ma arvan, meie üldosa on väga hästi kirjutatud ja ka ainekavad on täiustunud, on siiski see õppekava sündinud erinevate niisuguste sektsioonide või ühingute suure surve all. Igaüks on proovinud sinna lisada kõik selle, mis nemad arvavad, et on vajalik, saades pigem sageli lähtudes oma koolitundide arvu suurendamisest, mitte sellest, et see tegelikult inimese isiksuse kujunemiseks väga oluline on. Ja selle tulemuseks ongi meie laste suur koolistress ja kooliväsimus ja samamoodi ka õpetajate väsimus, kellele tundub, et nad ei suuda ennast piisavalt kehtestada ja samas, et ühiskonna suhtumine on õpetajatesse väga ebaõiglaselt kriitiline. Mõned väikesed arvud meie õpetajate olukorra kohta, enne kui ma ütlen, mis meetmeid me pakume. Võib öelda, et Eestis on laste- ja üldhariduskoolide ja kutseõpetajad, samas puudub õpetaja määratlus eluaegse õppimise kontekstis üldse viisil, et see hõlmaks ka elukutselisi koolitajaid, õppejõude, praktikajuhendajaid ettevõtetes ja nii edasi. Arvud, mis teie ees on, räägivad kurvalt noorte õpetajate vähesusest ja naiste liiga võib-olla mitte naiste liiga suurest ülekaalust, vaid meeste väikesest esindatusest kooliõpetajate hulgas, mis tähendab ka, et õpilastele eeskujudena meeste niisugust mudelit on väga raske anda. Õpetaja palgaandmeid ei ole siia juurde lisatud, aga kindlasti on rahvusvaheliselt võrreldavate andmete alusel üle 2,5 korra kuni 3 korda meie õpetajate palgad madalamad OECD keskmisest. Ka suhtarvu poolest SKT-sse on 15-aastase tööstaažiga Eesti õpetaja olukord maailma riikide seas üks armetumaid. Õpetaja palk tõuseb staažiga vähe, palgaerinevused võivad ka olla näiteks põhikoolis omavalitsuste piires väga suured. Rahvusvahelisest võrdlusuuringust TALIS selgub, et Eesti õpetaja januneb tunnustuse järele, ent pälvib hea ja loomingulise töö eest teiste riikidega võrreldes harvemini rahalist või mitterahalist hüvitist. Ja TALISe põhjal on Eesti põhikooli lõpuklasside õpetajatele iseloomulik habras professionaalne identiteet, millest annab tunnistust vähene enesetõhusus ja madal tööga rahulolu. Üldhariduskoolide õpetajate ettevalmistumises on kõige problemaatilisem praegu põhikool 7.–9. klass, mitme aine õpetaja olukord, põhikooli mitme aine õpetaja erialane ettevalmistus, kui pidada silmas klassikalise teadusdistsipliini, on suhteliselt pealiskaudne, samas aga tuleb valmistuda õpetamiseks klassides, kus õpilaste enamik on murdeea tipus. Eesti õpetajad osalevad regulaarselt täienduskoolitustel, kuigi ligi pool õpetajaskonnast sooviks end rohkem ja pikemat aega täiendada. Ja takistuseks on ajapuudus ja võib-olla ka see viis, mismoodi täiendkoolitusi pakutakse, on huvitav see, et on avastatud, et meie õpetajad käivad täiendkoolitusel, enamasti võttes sama sorti täiendkoolitust ja tagasi tulles ütlevad, nad ei õppinud midagi uut. Ja et kõige mõjukamad täiendkoolitused olid tegelikult need, mis kaasasid uuriva elemendi, kus õpetaja ise sai ennast täiendada pikemaajalises ise midagi uurides või millegagi tegeldes. Võib öelda, panen siia ühe slaidi, mida ma olen ka varem näidanud, Tallinna Ülikooli teadlaste uurimus, mis näitab, osutab meie sellele vähesele koolimeeldivusele või raskele olukorrale, kus
õppetöö üle jõu käivat koormust tunnistab 70%, kroonilist väsimust, õpilaste vastumeelsus kooli suhtes on suur, kalduvus kasutada vägivalda ja ka õpetaja sallimatus või vähene usaldatavus õpilaste silmis. Fakta, et 61% koolis ütleb, on vähemalt üks õpetaja, kes teda ei salli ja 33% ütleb, pole ühtki õpetajat, keda usaldada. Et meie jaoks koolikultuuri või niisuguse heade suhete niisugune alus on tegelikult see, mis õpimotivatsiooni või õpihimu üldse alles hoiab, mis kooli meeldivust suurendab ja mis lõpptulemusena tegelikult meie last ka paneb koolis käimist armastama ja seal ka tegusalt tegutsema. Mida me saame väljakutsetele vastates teha? 2 punkti me, nagu ma juba ütlesin, leidsime, et õppija on õppeprotsessi lähtepunkt. Õpetaja ülesandeks tuleb näha teda õppija isiksuse arengu toetamises, õppimise tagasisidestamises ja et kool ei ole pelgalt tarkuse omandamise paik, vaid esmajoones keskkond, mis kujundab noort isiksust. Teiseks seda, et õpetamine ise muutub ja selle keskseks elemendiks muutub infokirjaoskus, see tähendab valmis teadmiste asemel pädevuse andmist seda infot tegelikult töödelda. Ettevõetavad sammud ka hariduse strateegilisel juhtimisel võib öelda, et võib-olla tasuks vaadata suurematest struktuuridest, üle vaadata riigi ja maakondliku taseme kontrollivas funktsioonis olevate spetsialistide ning toetavas rollis olevate spetsialistide vahekord ja tööprofiilid, suurendada analüütilist potentsiaali, mitmekesistada koolide kohta kogutavat informatsiooni, sealhulgas välishindamissüsteemis ja saavutada võimalus hinnata koolide poolt pakutavat lisaväärtust. Kirjeldada tingimused välishindamissüsteemi info kasutamiseks, et saavutada uuringuline funktsioon ja vähendada koolide hirmu. Õppija ja õpetajate rollid tuleks ümber sõnastada, nagu ma ütlesin, õppeprotsessi lähtepunkt on õpilane, õpetaja peab arvestama iga õppija eripäraga, aga selleks peab tal olema vastav toetav hindamissüsteem või tagasisidestamissüsteem ja ka õppemeetodid peavad ise muutuma. Siit tuleneb kindlasti ka see, et kohandada õpetajate ettevalmistus isiksuse tervikliku kujunemise toetamise ülesandega, et anda talle teadmised ja kogemused vastavatest hindamismeetoditest, sotsiaalpsühholoogilised teadmised ja oskused ja väärtuskasvatuse meetodid või meetodid tegeleda koolikultuuriga väärtuselisest aspektist, sest me oleme veendunud, et just see on isiksuse kasvamiseks tegelikult kõige olulisem. Meetmed võiksid olla, need on teil seal ka paberil kirjas, selles mõttes võime natuke võib-olla kiiremini teha, et konstruktivistlike ja koostööpõhiste õpimudelite juurutamine. Ja siin ma rõhutan seda, et nii sotsiaalsete kompetentside kujundamine algab muidugi sellest, et kõigepealt peab seda õpetajakoolituses tegema, sest kui õpetaja ise ei ole neid meetodeid kunagi näinud enda peal haridussüsteemis rakendatavat, ei oska ta seda ka tegelikult koolis teha. See tähendab, ka õpetajakoolitus peab palju rohkem tegelema sotsiaalsete kompetentside kujundamisega ja pöörama tähelepanu aktiivõppemeetoditele. Arvestada tuleb iga õppija eripäraga, koolide toetamist on vaja teha koolikultuuri kujundamisel ja väärtusarendusel. Kindlasti ei tohi koole selles osas üksinda jätta. Me usume, et väärtusarenduseks saab kaasata parimaid spetsialiste, kes aitavad tegelikult kõigepealt diagnoosida, mis on kooli kultuuris siis need elemendid, mis töötavad üldse isiksuse arengule vastu või takistavad seda sorti isiksuse toetavat arendamist. Ja ka väärtusarenduse puhul peab tegelikult omanäoline koolikultuuri ja õpilaste isiksuse kujundamisele suunatud väärtusarendus saama kriteeriumiks koolide sise- ja välishindamisel, et see ei saa olla ainult õpitulemused. Klassijuhataja roll, mida siiani ei ole nii palju teadvustatud ja see tuleks klassijuhataja tegevus sätestada ka õpetaja kutsestandardis ja õpetajakoolituse raamnõuetes, kuna just tema võiks olla eriti põhikoolis, siis mille funktsioon uue RõK-i järgi ongi isiksuse kasvatamine, olla selleks toetavaks isikuks. Õpetajad peaks aga toetama, õpetaja ei saa oma sellises isiksuse kasvatamise või kujundamise rollis olla üksinda, teda peab toetama terviklik tugisüsteem ja kuigi rahvusvaheliste uuringute järgi on meie koolid küllalt hästi tugispetsialistidega varustatud, võib täheldada seda, et nende koostöö õpetajatega või omavaheline koostöö ei ole tegelikult väga hästi korraldatud. Siin on mitmeid meetmeid, mida selleks võiks välja pakkuda. Samuti ei puuduta see kõiki koole võrdselt, kui neid tugispetsialiste on praegu lubatud vastavalt õpilaste arvule, siis see tähendab väiksemate koolide halvemat olukorda. Õpetajate positsiooni ja maine tõus, siin mõningad meetmed, me peaksime kohandama õpetajate ettevalmistuse
isiksuse tervikliku kujunemise toetamise ülesandega, andma talle selleks vastavad teadmised, aga ka väga sellised kesksed asjad on see, et õpetajate õiguste, kohustuste, vastutused tulevad tasakaalu viia, millest on palju räägitud, aga mis ei ole siiski praeguselt teostunud, et koos kontrolli ja bürokraatia vähendamisega. Et võrreldes sellega, mida Soome õpetajad ütlevad, et Soome õpetaja on vaba inimene, tema on uuriv, arendav inimene, kes ise vastutab oma asjade eest, Eesti õpetaja olukord võib-olla on selles mõttes pole kõik väga piiratud, aga samas tegelikult tema loobuse toetamine võib-olla ei ole kõige paremal viisil praegu sätestatud. See tähendab ka seda, et uuriva õpetaja kontseptsioon, mida näiteks Tartu Ülikoolis välja töötatav uus õpetajakoolituse kava väga praegu rõhutab, on see, et me peame õpetaja kontseptsiooni muutma uuriva õpetaja keskseks. See tähendab ka õpetajat teisiti kasvatada, uurimuslikku elementi suurendada, anda talle uurimistöö oskused selleks, et ta suudaks õpilast toetada uurijana. Uurimine, looming, innovaatiline õpetamine ja sellele ka vastav tunnustussüsteem selle eest, mida ta on teinud, näiteks mingi arendusülesande teinud, õppematerjali koostanud, õpiku käsikirja, arendusprojekti või uurimise täitmise eest, peaks ta saama motivatsiooni ja andma ka talle vaba aega selleks, et üks semester samamoodi kui ülikoolis võiks olla. Õpetaja palgaskeem peab motiveerima. Kohe ma lõpetan, viimane slaid ongi õpetajate positsiooni ja maine tõus. Kaotada tuleks ebavõrdsus õpetajate töö tasustamisel erinevates omavalitsustes ja ülikoolid, nagu ma ütlesin, on sellele teele juba asunud, et neid õpetajakoolituse süsteemi ümber vaadata, aga siin nad peaksid võtma selge vastutuse ja võib-olla saab siin ka aidata riiklikul tasemel, näiteks suurendada õpetajakoolituse valdkonna koefitsienti, mis annaks võimaluse kaasata ka siis välisriikide spetsialiste ja üldse kõige paremaid jõude õpetajakoolitusse. Ellu rakendada tuleks noore õpetaja tugi- ja sisseelamissüsteem täielikul määral, sest ta on juba osaliselt tehtud, ja suurendada õpetaja elukutse avatust, mis tähendaks, et õpetajale teele asumine või õpetajaks saamine ei peaks olema ainult läbi ülikoolide esmaõppe, vaid selleks võiks olla teisi teid, nagu näiteks Noored kooli projekt on väga hästi seda teostanud. Ja et ülikoolid peavad välja arendama ise oma haridusinnovatsioonikeskused, mis tegelikult annaksid siis niisuguse tõuke testimaks ja arendamaks uusi õppemeetodeid ja õppekorraldusviise. Ja samamoodi puudutab see ülikooli õppejõudude valimist ja töö hindamist, et ka sealt tuleks pedagoogiline meisterlikkus siis muuta sama tähtsaks kriteeriumiks vähemalt kui teadustöö tegemine, sest ka nemad on ise õppejõud ja ühiskonnas täidavad väga tähtsat õpetamisfunktsiooni. See oleks siis lühidalt kõik, et tänan väga. No nii, suur tänu ja annaksin siit sõna üle siis diskutantidele. Edgar Rootalu, Õpilaste Liidu hariduspoliitika juht, aga tema on siis ka teiselt poolt rindejoont ehk siis õpilane, kes on siis teoreetikute sekka tulnud ja Triin Lauri, kes on Teaduste Akadeemia teaduspreemia laureaat. Ja nüüd ootaks siis teie sõnu. Töötab. Nii, tere. Eelkõige tänan selle võimaluse eest siin täna arvamust avaldada, et võib-olla mu kõige esimene mõte, mis ma välja käiks, on see, et peale nende materjalidega tutvumist... Üks hetke, et võib-olla soovite ka istuda siia, et siis on mugavam, jah? Et peale nende materjalidega tutvumist mu esimene mõte või kõige suurem mure oli see, et see materjal on liialt koolikeskne. Et minu hirm tõukub eelkõige sellest, et väga paljud väljakutsed, millega me siin rinda pistame, eks ole, siin olgu see sotsiaalse võimekuse tõstmine või olgu see üha kihistuv ühiskond, et need protsessid saavad alguse palju varem ja palju ehk siis enne kooli. Ja, siis lasteaias? Ja isegi mitte ainult lasteaias, et ma ei pea silmas mitte ainult lasteaeda, mis ju reeglina on alates 3-aastastele, vaid veelgi varem. See polariseerumine, ma arvan, on väga tugev juba alates seal esimesest eluaastast kindlasti. Et eks küsimus oleks võib-olla nii, et kas ma eksin? Ma loodan, et ma eksin, et see ei ole väljas ja kui see alushariduse fookus ei ole väljas, et kus ta siis on ja kuidas teda paremini nii-öelda välja tuua, et ta ikkagi saaks ka arvestatud selles heas materjalis. Ma vastaksin võib-olla, kas te näete meid, kui me räägime istudes, et äkki on väga ebamugav, ei näe, eks ole. Et võib-olla vastaksin kõigepealt sellele küsimusele nii, et me oma töögrupis oleme väga
nõus selle mõttega, et alusharidus on kohutavalt tähtis. Ma arvan, et töögrupp, mis tegeleb haridusele juurdepääsu küsimusega, on sõnastanud ühe mõttena seda, et tegelikult kõigile Eesti lastele peaks olema tasuta alusharidus kättesaadav. Et see on tegelikult üks asi, mis kõigepealt peaks olema nii-öelda ära lahendatud, et nad üldse jõuaksid lasteaeda. Ja siis me võiksime küsida seda, mida seal lasteaias tehakse ja missugused asjad tegelikult seda isiksust kasvatavad. Ja põhimõtteliselt ma olen nõus ka sellega, et paljud asjad algavad tegelikult kodust, aga olles juhtinud riiklikku väärtusarendusprogrammi praegu mõned aastad, me oleme pidevalt rõhutanud seal seda, et jah, kõik väärtushoiakud tegelikult kujunevad kodust, aga kuidas me sekkume tegelikult kodudesse või ütleme, mis on see küsimus, mis on see tee, mida mööda me tegelikult saame minna, et ütleme, see peab olema siis lastevanemate koolitus või ütleme mitmed sellised nagu võimalused, et siin on võib-olla ka saalile küsimus, et kui teil on häid ideid, kuidas seda teha, et see kindlasti on üks mõtlemise koht, et ainsad kohad ikkagi, kus me saame tegelikult süstemaatiliselt tegelda, ütleme, sellise isiksuse kasvatamisega, on tegelikult ikkagi praegu ütleme, haridusasutused ja mitte see, mida me saame teha kodudes. Ja teiseks võib-olla rõhutaksin seda, et veel üks kord, et haridusstrateegia ei saa võtta praegu endale sellist elukestva õppestrateegia, sellist ambitsiooni, et ta kõikide tasemete ja kõikide probleemide kohta midagi ütleks, et see on paratamatult selles mõttes õige, et me oleme teinud valiku ja nagu ma ütlesin, meie jaoks kool on olnud hästi laias mõttes kool, sest sinna tuleb juurde ülikool, kes aitab seda kooli nii-öelda nõustada ja kooli jaoks õpetajaid ette valmistada ja nii edasi. Aga kool on olnud üheks selliseks võtmekohaks, millele me oleme keskendunud, kus me oleme neid probleeme näinud, mis ei välista seda ja me ei ütle, et sellele ei eelne, selle kõrval ei ole mitmeid asju, mida me ka peaksime arvestama, et see on paratamatult olnud meie valik ja seda pärast me nimetamegi seda meie väljakutseks, mille me välja valisime. Ja, tervist ka minu poolt. Et just nimelt ma olen ka selle eelmise mõttega nõus, et tegelikult kuidagi moodi me peaksime suutma, ikka töötame, suutma juba ka varem inimesi mõjutada. Et üldse neid mõtteid, mis siin praegusel ettekande ajal tekkis, oli ka üpriski miljon, et püüan paar tükki välja tuua. Et olles praegu veel õpilane, siis need väljakutsed ja probleemid, mis on selles strateegias öeldud, nendega ma olen jumalast nõus. Ja need on tõsiselt praegu kitsaskohad. Aga mis need on? Kas sa tooksid välja, mis sulle haakis sealt sellest strateegiast? Et jah, siin on see suuresti, on see mõtteviisi teema. Et mulle meeldis Ken Robinsoni, kes on siis selle kuulsa video autor, et kool tapab loovuse. Aga ühes oma teises videos ta tõi selle laheda võrdluse, et kool on üles ehitatud tehase meetodile. Et on sul kuskil kell, mis heliseb, kui see kell heliseb, siis on vaheaeg. Et see oli kunagi ammustel aegadel tehastes niimoodi. On samamoodi need spetsialiseerumisvaldkonnad, et kes on matemaatikas ja kes on kuskil humanitaarainetes, et samamoodi tehastes erinevates valdkondades inimesed tegutsesid. Ja siis, kuidas inimesi grupeeritakse, nii-öelda tooteid või produkte ehk õpilasi on väljalaskeaasta. Et nii-öelda pannakse õpilased sündimisaja järgi karpidesse, klassidesse ja niimoodi neid treenitakse, nagu see oleks ainus asi, mis neil on ühist. Et ja sellest mõtteviisist on vahel aru saadud, vahel ei ole, aga see on suur probleem, millega tuleb tegeleda. Et mulle meeldib ka alati juba edasi mõelda järgmistele sammudele, et kas nii-öelda kõik koolid ja koolijuhid ja õpetajad ja inimesed on ka selle strateegia loomisega praegu kursis ja kas nad saavad ka sellest aru. Et kui kiideti eelmise aasta juunis heaks uued õppekavad, et siis ma ei mäleta, mis kool see oli ja ega ma seda kooli nime ei ütleks ka, aga üks õppealajuhataja ütles niimoodi, et eelmist õppekava me ellu viima ei pidanud, et loodetavasti ei pea seda ka. Ja kui selline suhtumine on koolides, siis
kas see muutus on tulema, et tegelikult inimesed, kes seisavadki õpilastele kõige lähemal, et õpetajad ja koolijuhid, et kas nemad saavad ka sellest samamoodi aru. Et praegu me olemegi just väga ainekesksed, võtame kas või kehalise kasvatuse, see 2 tundi nädalas ei korva mitte ealeski ära seda füüsilise koormuse vajadust, mis inimestel on tegelikult. Seega peaks olema kehalise kasvatuse eesmärk just nimelt tekitada huvi selles, et inimene hakkaks sealt edasi sportima, et kõik need pallimängud ja hüppenöörihüpped, et need peaksid olema mõnusad, mitte et sind reastatakse pingerea alusel ja pannakse tegema sunduslikult erinevaid asju, et ma tahaks näha, kindlasti mõni on, aga ma olen suhteliselt kindel, et väga suurel osal teist on enda kooli kehalise kasvatusest väga ebameeldivad kogemused. Et ja ma ütleks, et see ei ole nagu praegu muutunud ka. Ja kas kehalise kasvatuse õpetajad seda ise jälgivad? Ma tean, näiteks Rapla Vesiroosi gümnaasiumis on see juba areng toimunud, et just nimelt, et kui lapsel on võib-olla mingi väike kas mitte siis vigastus, näiteks on haigeks jäädud, et siis ta ei saa kohe paari nädalast puudumistõendit või vähemalt ei peaks saama, et vastupidi, kui natukene ringi kõndida, siis see on hoopis tervisele kasulikum, et iga väiksema vigastuse eest ei tohiks ka anda sellist ilgelt pikka puudumist. Muidugi see läheb natukene teise valdkonda, aga need näited on sellised. Ja mis puudutab ka kutsekoole, et selle näitaja poolest on Eesti selgelt nagu arengumaade seas. Kui Šveitsis on kutsekoolides 80% inimesi ja Soomes 50%, siis meil on see alla 30%. Või oli 35, ma nüüd täpselt ei mäleta. Ja Gruusias, Aserbaidžaanis on see number suhteliselt samasugune. Et need on tõepoolest mõtlemiskohad. Ja siin me peaksimegi siis ilmselt hakkama rohkem tegelema nende inimestega, kes on koolile kõige lähemal. Et need oleks sellised esialgsed mõtted. Nii, aga kas on ka saali poolt küsimusi või kommentaare või mõtteid? Jaa. Nii, ma saadan teile kohe siit. Sealt tuleb mikrofon teile. Aitäh. Mina olen Hardo Inga Rahandusministeeriumist. Proua Margit Sutrop viskas üles küsimuse, et kas kellelgi on ettepanekuid, ideed, kuidas jõuda siis lastevanemateni, kelle õlul on peamiski tegelikult siis laste väärtushinnangute kujunemise roll. Et ma tean, et hästi paljud lasteaed ja koolid on teadvustanud oma rolli juba laiemalt, et nad on väga palju hakanud pakkuma just lastevanematele selliseid erilaadseid loenguid ja koolitusi. Ja ma kutsuksingi üles tegelikult, et see on see mõttekoht, et kui lasteaed ja koolid teadvustavad oma rolli laiemalt, et siis see oleks üks väga hea meetod, kuidas lastevanemateni jõuda, et anda nendele neid teadmisi, millest nad puudust tunnevad, et kuidas siis lastes neid hoiakuid ja väärtushinnanguid kujundada. Aitäh! Ja sealt tagant, härrasmees. Nüüd tasemenist natuke, jah. Ma olen umbes 45 aastat õpetaja olnud. Ja esimest korda viimase 5-6 aasta jooksul olen ma märganud seda, et õppijate teadmiste, kogemuste, oskuste enamik ei ole pärit koolist, vaid väljapoolt kooli. Ja minu teada on seda ka uuritud. Nüüd eelmises ettekandes oli esimesel lehel oli õppija keskne, kõik järgmised slaidid olid absoluutselt kooli ja õpetaja kesksed. Kas selles suhtes võiks midagi ette võtta? Ma muide kardan, et see vahekord edaspidi läheb üldse paremaks. See sama kool ja väljapool kooli. Väga huvitav tähelepanek. Soovite kommenteerida? No, ma arvan, et seda küsimust on lihtsam küsida kui vastata ja ma tahaks proovida, et te ise vastaksite, et mismoodi see muutus tegelikult välja võiks näha. Et põhimõtteliselt ma arvan, on õige see, et me saame kujundada õpetajast teistsuguse valmisoleku, aidata lapsel suhtuda kriitiliselt ka sellesse infosse, mis tal tuleb väljaspoolt kooli. Ma arvan, et see on hästi oluline asi tegelikult. Et nüüd võib-olla see teine pool võiks olla see, et kas me hakkame ka siis mõjutama seda, millist infot ta
saab või ütleme, sageli võidakse minna sinnani, et öeldakse, et meedia kujundab rohkem väärtushinnanguid, järelikult me peaks meedia kallale minema, et Eesti Ekspress nüüd kuulata ei taha, ma just praegu sellest räägin, kuidas meedia seda teeb, aga ütleme, paljuski on see küsimus, et kui kaugele me sellisel juhul nagu, ütleme, ma arvan, et ma olen nõus sellega, et see hariduskontseptsioon peab laiemalt muutuma ja meil on mitmed sellised ettepanekud ka sellest, kuidas kolmanda sektoriga koostöö võiks tõhusam olla, kuidas kogukonnale kool peaks avanema, ma arvan, need on kohutavalt olulised asjad tegelikult, aga ütleme, nagu kooli enda keskset rolli siiski see minu arvates ära ei muuda, see tähendab seda, et kool mõtestab oma rolli teistmoodi ja sellega ma olen põhimõtteliselt nõus, et nii palju ma tuleksin selle jutuga kaasa ja ma ei oleks nagu selle kriitikaga nõus, et me selleks valmis ei ole. Et õppija ise kujundab ja annab oma niisuguse, ütleme, õppimiskontseptsiooni. Kuidas? Ongi, et õpetaja peab teda toetama selles ja see tähendab, et me tegelikult saame ikkagi alustada õpetaja valmisolekust aktsepteerida seda, et tema ei ole ainus infoallikas, tema ei ole see, kes annab kogu selle teadmise, vaid ta annab tegelikult õpilasele selle pädevuse, seda informatsiooni saada, sest info tuleb igalt poolt, seda tuleb liiga palju, mitte liiga vähe ja ta peab olema võimeline seda kriitiliselt hindama, analüüsima, sellega midagi peale hakkama ja ma arvan, seda võimekust saab tegelikult kool ikkagi just kujundada. Ja ma ei oleks ka päriselt sellega nõus, ütleme, ma arvan, Marju Lauristin räägib siin uuest digikultuuri kujundamisest ja sellest, mis tegelikult, ütleme, kuidas see uus süsteem tegelikult siis kooliga koostööd teeb või missugused oskused õpilased saavad, aga küsimus on ikkagi selles, et ma arvan, et mitte kõike me ei saa jätta ka väljaspool kooli ega saa jätta nii-öelda sellisesse, näiteks internetimaailma, sest et kooli suur võimekus on just nimelt see koolikultuur, tegelikult see suhe õpetajaga või see suhe ka teiste õpilastega, see koostöö nii-öelda indiviidide vahel, see sotsiaalne asi on tegelikult see, mis kasvatab teda kui õppijat. Ega õppija nii-öelda keskne ei tähenda seda, et ta üksi jääks. Seda enam peab ta suutma tegelikult koostöös teistega õppida, seda enam peab ta suutma tegelikult, ütleme, grupitööd teha, ise teemasid algatada, teisi kaasa tuua, et need oskused saab ta tegelikult just nimelt sellest koolikeskkonnast. Kui me küsime, miks ta sinna kooli üldse läheb, miks ta ei võiks istuda kodus ainult interneti taga või lugeda raamatuid või asju, siis just nimelt seda oskust tegelikult annab talle kool. Nii et saab sealt siis nagu õppimismeetodid. Just. Kui tuntud filosoof, Austria filosoof Ludwig Wittgenstein läks kooli, siis ta oli vist ma arvan, üle 10 aasta vana. Et siiani oli teda õpetanud 11 koduõpetajat. Ja see, mis tegelikult sellest välja tuli, oli see, et ta oli väga-väga tark, temas endas oli võimekusi väga arendatud, aga üks asi, millest ta puudust tundis, oli tegelikult tema sotsiaalne võimekus teiste samaealistega või oma grupiga tööd teha. Ja ma arvan, et see on kohutavalt tähtis ja võib-olla mõtlemiseks ka nendele, kes koduõpet pooldavad, et minu arvates on mõned asjad siiski, mida kool tegelikult väga olulisena kooli annab ja see õppija kesksus ei tähenda üksi õppimist. See tähendabki seda, et õppija on see nii-öelda oma suhte looja ja kujundaja. Aitäh, väga huvitav. Kas on veel kommentaare? Ja palun. Illu saab selline ülikool. Mul on üks tähelepanek, et kui ma vaatan seda strateegia nimetus, siis see on elukestva õppestrateegia. Kui ma vaatan seda õpikeskkonda, siis siin täiskasvanud õppijal on absoluutselt ära. Vabandust, ei kuule. Siit tuleb, jah. Ja kuna ma rääkisin sellest, et strateegia nimetus on elukestva õppestrateegia, aga siin meetmetes pole ühtegi sõna täiskasvanud õppijast. Ja sellega seoses mul ongi küsimus, kas need meetmed peaks aitama kaasa sellele, et muutuks see, et praegu kuskil pooled 40–50 aastastest inimestest peavad ennast õppimiseks liiga vanaks. Saan aru, et see oli rohkem kommentaar. Jah. Ja palun. Aha, selge, hästi. Ja palun, teie soovisite. Tere, mina olen Piia Tamm, Eesti koostöökogu ümarlaua liige ja Jõhvi kontserdimaja direktor. Ja mul on lihtsalt küsimus samamoodi, et kui palju te olete protsessi jooksus puudutanud huviharidust ja kui palju te olete maininud juba algatatud ettevõtlusprogramme, nii sama Entrum programmi kui ka ettevõtliku kooli, mis on väga head näited just viia kokku, kas muuta siis ka õpetaja õppemeetodit või siis kaasata niisama neid ettevõtjatest lapsevanemate kaudu siis ka tegelikult perekonda ja kõike seda laiemat filosoofiat.
et huvihariduse kaasamine tähendab, see on nagu kindlasti olnud üks selliseid asju, kus me oleme öelnud, et peab muutuma nagu see ütleme nagu piir palju sujuvamaks üleminekul formaalharidusest näiteks ütleme mitteformaalsesse haridusse, et need nii-öelda kindlasti on üks kooli avanemise niisuguseid olulisi meetmeid, aga ma ütleks nagu mõlemale eelkõneleja uuesti vastuseks, et ma palun mitte süüdistada meid asjades, mida selles strateegias kõik ei ole kajastatud. Meile on pidevalt öeldud, palun ärge kajastage nii palju, palun valige välja 1-2 asja, mida te arvate peaks tegema. Nüüd me saame vaielda selle üle, kas need asjad, millele te osutate, on tähtsamad kui need asjad, mida me juba oleme sinna sisse kirjutanud. Kui te näiteks ütlete, et probleem on pigem elukestvas õppes 40-50 aastastega, kes õppida ei taha ja meil oleks olulisem tegeleda meetmetega nende nii-öelda õpihimu kasvatamisega, siis ma olen nõus arutama selle üle, kas me oleme nii-öelda tegelenud asjatute asjadega. Ja samamoodi huviharidusega, et me ei saa nagu, kahjuks, ma ei tea, minister ei ole veel saabunud, aga kohe varsti ta tuleb ja hakkab meiega riidlema selle eest, et me oleme liiga palju nõudnud, et ta küsib kohe, mis see kõik maksab ja kui palju raha selleks vaja on ja seda kõike korraga ei ole võimalik teha, et osutage paar asja, mille me saaksime ära teha. Et see on olnud nagu see väljakutse, mis meile on tehtud ja alustasime me tõepoolest laiemalt, ütleme, me proovisime seda maakaarti teha ja see, mida nii-öelda on välja selekteerinud, on tulnud meie enda valusa niisuguse südamevere hinnaga täpselt samamoodi tegelikult, et ütleme mõnes mõttes hea meelega oleks vaja võib-olla ka sellist tervikpilti, et võib-olla on see ühe teise dokumendi nii-öelda ülesanne kaardistada kogu niisuguse haridussüsteemi niisugust mitmekesisust, millised rollid võiksid olla ja mismoodi see kõik ideaalpilt koos peaks toimima. Praegune strateegia tegeleb üksikute väljakutsetega, mille täitmisest meie meelest võiks ühiskonnas midagi muutuda. Võib-olla lihtsalt vahemärkusena, et kui siin selge, et kõike korraga ei saa ja see on täiesti arusaadav lihtsalt, et ma mõtlen, kui see otsustamise koht tuleb, et millega täpselt tegeleda, et siis lihtsalt kindlasti tasuks läbi mõelda see, et mõne asja tegemata jätmine on kindlasti väga kulukas. Ja mingisugusel tasemel sekkumine on kindlasti odavam ja tulusam investeering kui võib-olla teisel tasemel, et lihtsalt sellised aspektid. Absoluutselt, ja ma iseenesest nagu ütleme, minu isiklik arvamus on ka, et tegelikult ma arvan, parem oleks nii-öelda prioriteetide välja valimiseks kõigepealt joonistada see kogu süsteem ja vaadata, mis on üldse millega seotud, aga ma arvan, et siin peaks Mati Heidmes, kes seda strateegiat on juhtinud, ütlema tegelikult seda, kas tema ka seda toetaks ja mismoodi meie oleme töötanud, on olnud natukene teistmoodi, et ma ei julgeks võtta praegu seda vastutust siin ühe töögrupi juhina, et võib-olla Mati tahab ise seda öelda, et miskipärast on ta pandud kõige viimaseks kõnelejaks, et minu meelest ta oleks võinud alustuseks öelda, mis ta kokku on keeranud. Ei. Jah, ei oskagi selle kohta midagi arvata, mis kokku keeratud on, aga ma arvan, et see on tõepoolest kogu selle strateegia tegemise protsessi üks niisugune põhipinge olnud, et elu on suur, haridust on palju, igas kohas on haridus ja väga palju on selliseid murekohti. Ja me algselt tõesti proovisime seda suurt pilti teha ja siis ta läks nii suureks kätte, et me hakkasime seal otsas nagu natuke ära surema. Ja mina proovisin tõepoolest suunata kogu seda tegevust ikkagi selle mõtteviisi suunas, et hästi suures plaanis Eesti haridus ju on kena ja rahvusvahelises võrdluses ka päris hea asi. Vähemalt kui me võrdleme Eestit teiste riikidega, siis haridus on see, kus me paistame kõige paremini välja. Nii et meil ei ole põhjust mõelda nii, et me peame kogu asja ümber tegema. Et me loogika või vähemalt, ja ma usun tänase päevani, et see on mõistlik loogika, üles leida need võtmed, need nii-öelda põhiteemad. Need 5 suurt asja, mida järgmise 10 aasta jooksul oleks tõesti võimalik ära teha. Ma saan aru, et need saavad teie jutu teemad olema ka... Ja need on seal kirjas, aga samas on tõesti 1000 asja, mis on kõrvale jäänud ja on ka olulised.